Tere! Minu nimi on Taavi Tõnisson ja mina olen Nukuteatri näitleja. Praegu on selline kummaline aeg, kus me paljud oleme oma normaalsest töörütmist välja kistud ja peame veetma palju aega kodus. Tekib paratamatult küsimus, et mida siis selle ajaga peale hakata. Muidugi on mõnus olla koos perega ja ilmad lähevad järjest ilusamaks ja saab palju väljas olla ja võib remonti teha ja nii edasi, aga üks hea moodus, kuidas aega veeta, on ju lugemine. Ja millal siis veel tekib aega üle lugeda oma vanu lemmikuid, kui mitte nüüd. Ja mina tahtsin täna näidata teile 2 raamatut, mis on minu lapsepõlve täielikud lemmikud. Need on mõlemad Astrid Lindgreni raamatud, üks on siis Pullerby lapsed ja teine on Meisterdetektiiv Blomqvist. Ma mäletan lapsepõlvest, kuidas nende raamatute seltsis sai veedetud tunde ja ma olen neid raamatuid hiljem elus palju läbi lugenud, uuesti üle lugenud ja ka oma lastele lugenud ja nüüd on minu lapsed juba nii vanad, et nemad on ka ise need raamatud läbi lugenud. Ja nii kuidagi mõnus ja soe on nende raamatute juurde aeg-ajalt tagasi pöörduda. Meisterdetektiiv Blomqvist. Ma loen ühe väikse katkendi. Veri. Ei mingit kahtlust. Ta vaatas punast plekki läbi suurendusklaasi. Siis lükkas ta piibu teise suunurka ja ohkas. Loomulikult oli see veri. Mis muud saigi pöidlasse lõigates välja tulla. See plekk siin oleks pidanud olema otsustavaks tõendiks selle kohta, et Sir Henry on lõpetanud oma naise elupäevad kõige julmema mõrva läbi, mis kunagi ükski detektiiv on paljastanud. Kuid kahjuks polnud see hoopiski nii. Kurb tõde oli see, et nuga oli lihtsalt pliiatsit teritades pöidlasse libisenud. Ausõna, Sir Henryl polnud sellega mitte mingit pistmist. Seda enam, et Sir Henryt, seda igavest juurikat, polnud üldse olemaski. Muret tekitav olukord. Niimoodi algab siis Astrid Lindgreni Meisterdetektiiv Blomqvist. Ja kui seda raamatut loen, siis see toob mulle alati meelde sellise mõnusa, turvalise ja helge tunde. Ja võib-olla, et sellest on ka praegu keerulises situatsioonis olles natuke abi. See tekitab mingisuguse lootuse. Olge tublid ja mõnusat lugemist.